Joo. Issand jumal, miks kõik nii suur tundub nende prillidega? Ei tea, mis juhtuks, kui ma püksi vaataks nendega. No tere, Tomsikene siin. Inimesed kipuvad olema sellised uudishimulikud olendid ja tänu sellele mult küsitakse väga palju küsimusi. Ja väga tihti need küsimused korduvad omavahel. Ja ma mõtlesingi, et ma täna kogun kokku need kõige küsituvamad küsimused ja vastan neile. Ehk siis see ei ole nagu Q&A, see on rohkem nagu FAQ, ehk siis Frequently Asked Questions, või nagu eesti keeles öeldakse, korduma kippuvad küsimused. Ehk siis KKK. Rassism on naljakas. Kui keegi vaataks mulle rohkem kui 3 sekundiks silma, siis tema esimene reaktsioon oleks selline. Sul on erinevad värvi silmad vä? Ja see ei ole nagu kunagi nagu faktina, et sul on erinevad värvi silmad, vaid see on alati nagu küsimus, et sul on erinevad värvi silmad? Jah, on tõesti. Ja inimesed kommentites siiamaani pärivad, miks. Ma saan aru, et see on nagu kinda meemiks saanud, nagu haha, kiusame teda selle küsimusega. Ma tegin mängunud video, mille nimi reaalselt on, miks mu silmad on erinevat värvi. Nii et kui sa reaalselt teada saad, mine vaata seda videot. Ja kui ma nüüd näen kas või ühte inimest küsimas seda küsimust, siis ma reaalselt kastreerin su ära. Kui vana sa oled? Ma olen umbes täpselt 9 287 352 minutit vana. Oota, nüüd ma olen juba 9 208. Mida sa teistest Eesti YouTuberitest arvad? Loomulikult ilma väikse draamatuga kuidagi hakkama ei saa. Ma olen ka varem maininud, et mulle väga ei meeldi teised Eesti YouTuberid. Mu arvates see sisu, mida nad loovad, ei ole lihtsalt väga kvaliteetne. See on veits nagu igav. Aga nagu tänu sellele ma niikuinii seda ei vaata, nii et nagu otseselt mul väga vahet pole. Ma ei saa öelda, et meil kunagi pole ühtegi head YouTuberit olnud. Ma ei tea, äkki kui kunagi mingi Sarja tuleks oma sõjaväest tagasi või äkki Destiny hakkaks videoid uploadima või Edi oma hauast püsti tõuseks. Äkki siis me saaksime jälle midagi vaadata. Aga nagu selle ajani Eesti YouTube'is ainukesed videod, mida ma praegu kannatan vaadata, on mu enda omad. Ma tean, et see kõlab väga egoistlikult, aga ma hetkel ilmselt olengi oma enda lemmik YouTuber. Ning viimaseks, kui mitte nii hapu viimaseks, see põhjus, miks ma selle video tegelikult tegin. Kust tuli nimi The Tomsikene? See jutt, kuidas see nimi tekkis, on üppeski nagu lihtne, aga samas nagu veits keeruline. Nii et siin see on. Kunagi ammu aega tagasi, kui ma esimest korda hakkasin arvutimänge mängima ja mulle tekkis idee endale oma username teha. Enne seda ma kasutasin väga basic nimesid nagu mingi Janar ja siis hunnik numbreid või nagu Raim ja siis oma sünniaasta. Aga kuskilt, ma ei tea otseselt kust, tuli esimest korda selline nimi nagu Tomsike. See on siis mu perekonnanimi ja siis see eestikeelne hellitav liide kokku pandud. Teate neid eesti keele liit, olete ilmselt eesti keele tunnis veits kuulanud. Aga millegi pärast mingis punktis sai Tomsikene, sest kuidas vittu sa pöörad? Tomsikene, sest Tomsike muutus Tomsikene. Seks. Igatahes mu uueks nimeks sai Tomsikene ja see oli ka see nimi, millega ma esimese YouTube'i kasutaja lõin. Aga see oli veel see aeg, kui ma ei osanud inglise keelt. Ma navigeerisin läbi interneti põhimõtteliselt mitte millestki aru saades. Ja üks päev YouTube'i sisse logides, selle asemel, et vajutada login, ma vajutasin sign up ja ilma aru saamata ma hakkasin endale uut kontot looma. Ma sisestasin oma teise kasutaja andmed ning ta andis mingi errori. Tol ajal ma sellest aru ei saanud, aga see error oli ilmselt sellepärast, sest see nimi oli juba võetud. Ja nagu enamus veebilehtedel, kui see nimi, mida sa tahad panna, on võetud juba, siis nad annavad sulle mingeid muid variante. Ja mulle oli sinna alla pantud ainult üks valik. The Tomsikene. Niimoodi ma lõin endale uue YouTube'i kasutaja ja igal pool mujal ma hakkasin ka seda nime kasutama ja niimoodi sai minust The Tomsikene. Aga see on nagu veider mõelda, kui sa nüüd üritad endal Google'i kontot teha ja tahad nimeks panna midagi näiteks tõrukene. Kuna see ilmselt on juba võetud, siis ta ei anna sulle alla valikusse tõrukene. Ta ikka annab mingi tõruke 4853. Aga õnneks mitte mulle. Ja ma olen väga tänulik, et kõik läks nii, nagu see läks. Ja no rääkides anaalseksist, siis te võiksite mu Instagrami followda. Mitte mingi põhjus selleks oleks, ma lihtsalt tahtsin kuskil videos seda promoda. Mul igal pool sotsiaalmeedias on täpselt sama nimi, mis YouTube'is, nii et minge followge. Sest ma ütlesin nii. No tegelikult te võiksite juba siis Snapis mind lisada. Ja mu Twitter on ka nüüd aktiivne, nii et followge mind seal ka. Okei, see reklaamipaus on juba pikaks läinud. Aitäh vaatamast, kohtume järgmine kord. Mina olin teie saatejuht Tomsikene 4851.